Tere sõbra live, 5. kord oleme siin, seekord on Selvi boss meil külas, Kätlin Ülisaar. Ja kes Kätlin täpsemalt on, ma arvan, et Kätlin tutvustab ennast ise, siis ei jää siuke, nagu siin enne korraks juba jutust läbi käis, siuke ülekuulamise tunne mulle, et me teame sust kõike, nii et mis me peame sinust teadma, Kätlin, sa tutvustab ennast. Nii tore teiega olla, aitäh kutsumast, aga ma siis ütlen oma versioonid või oma just, jälle vähendab. Mul meeldib öelda, et ma olen energiapall, kes on Eesti temperamentist natuke teise temperamendiga. Ja ma olen inimene, kelle meeldib avastada, inspireeruda ja inspireerida. Ja tegelikult, kui minna nii-öelda rollide juurde, kui selliste asjade juurde, siis mul meeldib öelda, et ma olen organiseerija, ma olen selline aktivist ja kui võtta nii-öelda nagu täitsa töörollid kui positsioonid, siis jah, sotsiaalsed võrgustikus ma tegutsen ja olen ka enda sotsiaalse ettevõttega Hagiga tegelemas ja jah, maailma parandus. Hagi, mina olen õigusteadust õppinud, kas see on nagu... See ei ole Hagi just. Hageta inimesi. Tegelikult see on Hagi kui kallistus. Kallistusest tuleb nii-öelda sõna. Aga see on jah, hea läheme kohe näha, et õigusteaduse spetsialist on vastas. Hagi, okei, sotsiaalnettevõte ei lähe. Ainult abivajatele Hagisid esitada ja koostada. Ülikõva. Tegelikult see on tegelikult äritee, nii et kõik, kes te kuulete, siis ma ei patenteeri seda ära. Aga äge. Millest me alustame? Alustame võib-olla Selvist ja siis vaatame, kuhu see teema edasi läheb. No teeme nii. Tavai. Sest kui nüüd Selvist kui organisatsioonist mõelda, siis Selv... Mis see Selv üldse on? Just, ma mõtlen, et see Selv ei ole, nagu sa ütlesid, et sa töötad Selvis, sul on enda... Ei, oota, Kaspar. Selv on lühend. Okei. Ja sotsiaalsed võrgustik, see on siis see lühend Selv. Nii, Selv, okei, nii. Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik. See eksisteeris enne seda, kui sina pilti tulid? Muidugi. Nii. Räägi meile esiteks, mis asi on Selv ja kuidas sina sellesse pilti jõudsid? No Selv on siis sotsiaalsed võrgustik ehk siis siuke äge organisatsioon, mis loodi 2012 ja mille eesmärk on tegelikult aidata kaasa sellele, et meil maailmas siin Eestis oleks rohkem südamega ettevõtteid, kes teevad keskkonnale või ühiskonnale head. Ja et nemad suudaksid ennast võimendada rohkem ja samuti, et jõuda ka inimesteni ja nendest kujundada aru saama, et me saame teadlikult valida oma elustiili, mis on säästab ühiskonda, aitab endal areneda, aitab keskkonnal areneda ja ise teha teadliku valikuid nii-öelda kas siis ettevõtete valiku näol, et ongi, et selle asemel minna HM-i, on jah, seda ma isegi teha korralikult brändi nimetust, tuleks sõbrale poodi, või siis, et valida näiteks uus kutsumus, et kui ta leiab, et tahab head teha, et sotsiaalne ettevõtlus on viis, kus teha siis nii-öelda äri ja sama ka head. Et see on siis meie nii-öelda organisatsioon ja tegelemegi siis nii-öelda valdkondlikult sellega, et näiteks seadusandluses, avalikus sektoris toimuksid protsessid, mis toetaksid ettevõtete keskkonda, kus nad toimivad ja samuti, et toetada neid kas läbi mingite koolituste, nõustamiste, sündmuste korralduse ja kõige selle ja samuti inimesi me nõustame, koolitame ja tahame aina suuremaks minna, et siis näiteks Impact Day, mis on Baltikumi esimene ja suurim mõju ja jätkusuutlikkuse festival, et tuua siis kõik olulised osapooled kokku ja näidata, et see on tulevik, kuhu me läheme ja peame minema. See kõlab väga ägedalt. Kõlab väga ägedalt, väga suurelt. Ennem Kaspar ütles, et meil on siin Selvi boss. Et sa oled tegevjuht. Nii-öelda tiitli poolest küll, aga tegelikult mul meeldib öelda, et ei ole enam midagi. Sest et meie tiimis on 3 põhiinimest, kes nii-öelda sotsiaalset võrgustiku eest teavad. Mina, Erki Kuber ja Mirri Kinter. Ja kui meie kokku saime, siis mina ütlesin ka, et me oleme kõik võrdsed. Ja me tegutseme niimoodi, et meie usk on selles, et iga meeskonna liige on enda juht
on nii-öelda justkui ka ise organisatsiooni eestvedaja ja me usaldame üksteist ja lihtsalt täiendame üksteist. Meil on küll omad osad ära jaotatud, aga mina nii-öelda ei taju oma tiitlit. Ehk siis ma ütleks, et me kõik oleme tegevjuhid. Et see on jah nii-öelda kaasas, võib-olla mingid elemendid justkui on, aga mulle meeldib endale niimoodi sõnastada. Meeldi endale boss öelda. Kõigepealt Kätlin, nimetad bossi. Kaua sa oled olnud? Sotsiaalselt võrgustikus kui sellise tiitlina ja nii-öelda nüüd ka täiskohaga olen olnud juba seotud siis tegelikult aasta aega saab täis või rohkem, aasta aega 6 aega. Tegelikult ma olin enne seda mingite projektidega seotud, ehk siis ma vedasin neist teatud projekte SEV-is, aga siis ma olin väiksema koormusega ja ka SEV-iga endaga tegelikult esmalt puutusin kokku juba aastal 2017, kui ma sattusin kokku Changemakersi programmiga, mis tegeleb siis sotsiaalsete ettevõtete ja noorte kokkuviimisega ja seal siis olin mentor, kasvasin korraldajaks ja siis hakkasin ka teisi programme eest vedama. Ja niipidi ma siis, kuna oli Changemakers kasvas selle välja, aga algul oli SEV sees, sest niimoodi ma SEV juurde tulin ja sattusin ka SEV teiste projektide juurde uuringuid läbi viima või midagi muud. Okay. Ja siis vaadati, et tiitli paika. Väga äge ja see lühike aeg, mis sa seal olnud oled, see on muidugi juba sellised lainetused käima peal siin Eesti ühiskonnas, et mis plaanid teil on või mis plaanid sul on? Minul isiklikult on endiselt tegutseda südame tunde põhjal, ehk siis kuna minule inimesena on hästi oluline tunda ise, et ma suudan panustada kuskile nii, et mingi positiivne muutus nagu tuleb. Et on see mu elus olnud mingi teise noore aitamine, on see kellegi ettevõtja aitamine, on see inimeste mingi mõttemaailma avardamine. Et mina lähtun nagu isiklikult sellest ja see ongi missioon, mis mind hoiab nagu SEV-i juures. Aga tegelikult SEV-i tiimiga meie tahame, et see sotsiaalne ettevõtlus, jätkusuutlik ettevõtlus ja mõju ettevõtlus, kuidas igatpidi me nimetame, et see oleks nüüd raputatud ja et me kõik saaksime aru, et see on see vägi, see on see tulevik, me oleme selles tulevikus tegelikult. Ja Eesti võiks olla see tipu, see laev, kes viib seda edasi, et lipulaev, et me tahame seda teha ja me näeme, kui palju on seda nagu ka nagu silotorne mingite sektorite vahel, mingite osapoolte vahel, et lõhume neid ära, toome neid kokku, saame aru, et meie oleme ühine vägi, et oled sa ettevõte, oled sa tavainimene, oled sa mingi tugiorganisatsioon, et seda me tahame teha erinevas vormis siis ja hetkel on meie fookus tõesti Impact Day, kus me seda oleme nagu algatanud. Väga äge. Ja me oleme ise ka kaasas Impact Day'ga ja toimetame seal, on kaasas olnud erinevatel üritustel, kus on seda planeeritud ja lähemalt tuttavaks on sinuga ja Erkiga ja tegelikult kogu meeskonnaga ja tegelikult teiste SEV-i liikmetega, siis tõesti tunnustus sulle ja selle mõttes su meeskonnale, et enne, tõesti, kui ma nüüd mõtlen, isegi mina liitusin Sõbrad meeskonna 2018 aastal, siis tegelikult väga ei teadnud see vist midagi, et me olime küll nagu ka olnud nagu kaasas vähem või rohkem mingitel üritustel, aga tundub, et SEV on nagu saanud mingi uue hingamise, et kui sa mõtledki selle peale, et mis oli SEV enne seda, kui sina meeskonda tulid ja mis on SEV nüüd, siis mis seda kahte pilti eristab? Seda eristab see, et nüüd on SEV-is nagu tiim olemas, et varem on olnud tegelikult see, et üks tegevjuht peab kõike tegema ja on olnud võib-olla mingi turundusläbi või siis mingite uuringute tegemisel juurde, võetakse projektipõhiselt inimesi, aga nagu meie nägimegi, kui see uue juhatuse liikmel, et meie tuleme tervikuna, kuna meil on Erki ja Meriliga tõesti aastal 2017 koos olnud ja tiimi kasvanud teistes projektides ja tegemistes, siis me saime aru, et meil on see hea kombinatsioon ja me läksime peale suurte visioonidega, ehk siis nagu me tirisime enda jaoks nagu kõik nagu lahti, mis see on olnud, aga kuhu meie näeme, et ta võiks minna. Ehk siis me natuke üritasime võib-olla sellist mingit olemasolevat mustrit natuke muuta ja tegelikult vaadata, kuhu me võiksime minna, mis see potentsiaal on, mis ühiskond vajab ja tegelikult kus ta nagu on. Et ja siis lihtsalt hakkasin pihta ja meie põhimõte on ka see, et sa ei suuda kõike.
et tuleb fookuse valida ja meie oleme need väga selgelt paika pannud ja selle järgi enda sihte seadnud, et vast need on need, et tiim ja siis fookused. Okei, see on väga aus. Ma olen, et sõbrad sõbrale, ma lihtsalt, millega ma võrdlen, ma olen tulnud enne seda, tegelikult tulingi ülikoolist, eks mul on ka üsna vähe nagu alles seda kogemust, aga ma võrdlen, siis mulle tundub see sama, et kui tahta organisatsiooni kasvatada, siis mingi hetkel on võimalik teha asju üksi, mingis hetkes on võimalik asju teha nii, et teised natuke aitavad ja mingis hetkes, kui ma kuulan sinu visiooni, kui sa põlema lähed sellest, siis nii suurt asja ei olegi võimalik nagu üksi tassida, et selles mõttes peavad, ma kujutan ette, et su meeskond sinu ümber jaotab seda sama asja, et nad ei kuula, mida sina ütled ja ei tee selle järgi, vaid tegelikult, nagu sa ütlesid ka, et sa ei taha endal mingit tiitlit panna, et kas see on siis nii, et tegelikult ettevõtte siseselt, nimetame seda ettevõtteks, et on selline orgaanilise juhtimise nagu kogu aeg horisontaaljuhtimine on siis see, kuidas te elate igapäevaselt. Just nii-öelda horisontaalne agiilne juhtimine, et meil on see asi, et sa oled ise juht, sa tead kõike, me oleme selle ala eksperdid, usalda ennast ükskõik milles, et kui sul tuleb, me oleme tiimil üksteise olemas, me toetame, täiendame üksteist, aga meil on lihtsalt üksteise vastu nii suur usaldus, et igaüks võib tegutseda nagu nii, kuidas ta näeb ja teha ise otsuseid. Et selles mõttes küll, kuna meil on oma nagu visioon pandud paika, nii-öelda oma fookus pandud paika, meil on teada, mis on meie väärtused, siis sealt see kõik nagu see nii-öelda horisontaalne nii-öelda juhtimine ongi võimalik. Jah, nii et see on küll. Aga kui nüüd torvasin kohe Selvi asjadesse sisse, alguses sa mainisid tegelikult, kes ka sina oled väljaspool Selvi, et mind kohe kuidagi paelus see mõte ära, et sa mainisid, et sa nimetad ennast rõõmupalliks. Rõõmupall, energiapall. Ja ma arvan, et see on kajastunud ka, et see ei ole lihtsalt see, et sa ise mõtled nii, vaid kui Merle natuke on taustatööd ka teinud sinust, väike spioon on, et siis ka Merle on seda nii-öelda ei, ma tutvusin temaga enne juba lihtsalt virtuaalselt. Just virtuaalselt. Et võib-olla sa räägidki lähemalt, et üks asi, mis mul kohe pähe tuleb, on see jalgrattamatka teema. Et võib-olla räägid sellest lähemalt, mis see täpselt on, ma ei hakka sõnu sinu suhu panema. Ühesõnaga, kus sa käisid, mis sa tegid, mis teema see on? See esimene kord siis. Esimene kord. Jah. No ütleme jah, mul on selline kiiksuga hobi oma kalli kaasa Atsiga. Aga kuidas tuli? Mina olin bakalaureuse lõpetamas ja see oli jaanuarikuu. Ja ma teadsin, et ma tahan, meil oli samal ajal juba poole aasta, ma korraldasin TEDx-TÜ-d esimest korda Tallinna Tehnikaülikoolis. Ma käisin tööl, ma käisin trennis, ma olin üliõpilasesinduses, mis iganes tundsin, et mul on nagu nii palju teha, pluss mul oli eesmärk cum laudega lõpetada. Ehk siis juba nagu siuke koormus mu sees kõigega oli juba nii üles kruvinud. Ja kuidagi õhtul hilja nagu kaasaga oli jutt, et aga mis me teeme, kui minul ülikool saab läbi ja temal kutsekool tol ajal nagu lõppes, kui eriala sai omandatud. Mida võiks teha, aga ma ei tunne, ma tahan magistrisse kohe minna, et kuidagi ma vajan rahu, ma vajan midagi muud. Ja siis oli, et lähme maailma avastama, sest see on ju alati tore, uued kultuurid, maad, kuna ma olen ise tegelikult vaesest perest pärit, siis mul ei ole olnud väga võimalust üldse nagu reisida, et ainult mingid naaberriigid või mingi ülikooliga natuke. Ja siis, aga lähme, see on nii äge, nii põnev. Ja siis Ats vaatab mu poole, mõtleb, huvitav idee. Aga lähme jalgrattaga. Siis ma olen okei, teeme ära. Ja siis jaanuarikuul 2016 me sellel õhtul panime käed kokku, surusime kätte, et nii, väga hästi, hakkame raha koguma ja läheme siis 9-kuulisele jalgrattamatkale Euroopasse. Et kuna minu kaasa Ats on kasvanud peres, kus jalgrattamatkamine oli normaalsus, et perega käidigi suvel kuskil Eestis ja Lätis matkama, siis tema oli seda kogu teinud. Ja ma olin, et ma tahaks ka, aga ma kuidagi ei jõudnud üldse, sest elutempood ja kõik sellised olid nagu teises rütmis. Ja siis tol hetkel 2016 jaanuaris veel otsustada, et kui minu esimene jalgrattamatka tuleb midagi suurt. Okei, 9-6. Kas enda sellist mõtet ei tulnud, et sa paned nagu oma elu pausile 9 kuuks, et sa nagu lülitad välja, et sa jääd kõigest maha?
ja see nii-öelda FOMO nagu öeldakse, et hirm nagu eemal olla, ilma jääda, mitte teada. See oli mul tegelikult päris suur, sest et ma olin harjunud, ma olen olnud aktivist juba nii noorest peale, ma olen kõike teinud, kõike näinud nagu nii-öelda oma mingid asjades. Ja nüüd minna kõik, normaalne elurütm, justkui mis meile kirjutatud lapsepõlve, siis on see, et sa lõpetad kooli, sa lähed ülikooli, sa võib-olla teed oma magistri ära, sa lähed tööle. Ja nagu, mis asi on see, et sa võtad täiesti pausi. aga kuidagi nagu oli see tunne, et ma nii vajan seda eemale saamist, et mul on nagu päris läbi põlenud, sest et mul oli eelneval sügisel suured peretraumad, lähedaste kaotused ja asjad, et ma olin tegelikult katki enda sees ja ma arvan, et ma põgenesin nagu ka enda ja teiste eest, et natuke olla eemal. Ja selles mõttes see kuidagi vajadus või see enda katki olemine andiski pigem selle julguse, ma peangi saama eemale. Ja siis ma mõtlesin, et elul, mul on alati see põhimõte, juhtub see, mis juhtuma peab. Ja et kui alati on see, et aga äkki ma ei taha enam edasi õppida, kui ma tulen tagasi. Äkki ma, mis iganes juhtub minuga, et minu ambitsiooni, mis mul algul üle, äkki need kuidagi taanduvad. Aga las nii olla, sest et järelikult nii peabki minema. Et vaatame, mis sealt tuleb selle matkaga, mis elu ma kogen ja lubame elu juhtida ennast. Et jah, algul oli küll hirmus. Sa ütlesid, et sa põgenesid siis läbi põlemise ja kogu selle eest, et kuidas sa tagasi tulid? Kas sa said terveks? Selles mõttes võib öelda, et sain taastada õigesti, sest et see esimene jalgrattamatk oli reaalselt selline, et me elasime praktiliselt kogu aeg looduses. Mul on selline lugu rääkida, et kui ma läksin peale esimest matka 2017 magistrisse kommunikatsioonijuhtimist Tartusse õppima, siis ikka saad esmakursus, sa lasena kokku oma tudengitega, kellega sa õpid koos ja siis tutvustad üksteist ette siuke tutvumisringi. See oli minu kord. Ja siis ma ütlesin, tere, mina olen Kätlin, kes on olnud peaaegu 6 aega pesemata. Ja siis ma selgitasin, et jalgrattamatkal kuna me läksime sinna nagu vaesed tudengid, meil oli väga kitsas eelarve, siis meil ei olnud luksust, me võime iga nädal võtta Airbnb-d või mingid hotellituba. Vaid siis oligi niimoodi, et peaaegu 6 aega me ei saanud majutusse ja tuli pesta ennast, et kui keegi teab, siis kaitseväelased, kuidas pesevad ennast, et vett suhu, teed soojaks vee ja siis pesed ennast ära. Miks me seda tegime? Sellepärast, et me läksime sügisel matkale. Mis tähendas seda, et me pidime ennast jääkülmas üles pesema, mingites ongi sõjale meetodil nagu kasima ennast, aga sellist korralikku sooja duši nagu ei saanud praktiliselt 6 aega ühe korra. Ja kus te magasite jääkülmas õues? Tengis ja näiteks juhtudes siukseid olukordi, et Austrias olime ja tõesti külmatööd -8, -10 kraadi ja sa tead, et see meie magamiskotid ja kõige kvaliteetsemad, mingid 50-eurosed kuskil Kaup24 eest ostetud. Et siis oli see, et me nagu vaatasime, kas me saame kuskile nagu minna, aga juhtus siuke õnnelik hetk, et mingid jalgratta nagu inimesed, 2 inimest, üks tore mees ja tore tütar, kes sõitsid õhtul lihtsalt ringi. Küsime, kas te teate kohta, kui me saaksime varju minna. Nagu lihtsalt kui katus või mingi puud ja mingi suksed asjad on, siis see natuke aitab. Aga nemad andsid meile võtme, et nad olid kultuurikeskuse pidajad ja nad usaldasid meid kultuurikeskusesse võtmega ööseks minna. Et juhtub ka selliseid imelisi nii-öelda abiväljendusi, aga muidu ikkagi looduses ja ärkad üles, telk on ärmatusega täis ja lund sadas Austrias tegelikult oligi. Olime 1500 meetri kõrgusel, ärkasin üles suure rõõmuga, lumi, talv, ma saan talve nautida. Aga siis on see lugu, et tuleb ja 20 senti maas ja sa oled nagu staar seal mäe otsas Alpides. Inimesed teevad pilti, videoid, sina oled algul entusiastlik, aga siis kui enam käed ei võta, kõik on külmunud, läbi märg, mäest alla minnes, et põgeneda lumesajust, sa ei suuda pidureid hoida, sest et kui sa ei hoia, siis sa kukud mäest alla, aga sa pead hoidma, sest et lihtsalt pead. Et need siuksed ekstreemsed asju ka. Aga ei tulnud mõtet, et võiks koju minna?
võtaks bussi, paneks ratta sinna bussi alla ja lihtsalt kusjuures siuke suurim võib-olla mentaalne raskus tuli tegelikult Itaalias. Ja tol päeval, kui meil oligi see jõhker lumesadu ja me Alpidest ära põgenesime rongiga Itaaliasse, siis tuli küll soe ja ilus nagu mõnus olemine, aga kui sul on keskkond, kus on ainult aiad, kõik roheala on piiratud ja sa ei leia enam magamiskohta, siis oli küll mure. See oli küll nagu kerge stress peale, et sa ei saagi puhata. Ja siis mõtlesin küll, et tahaks koju. Aga see oli ka tegelikult ainukene hetk. Ja selles me saime koos kaaslasega üle, aga kuidagi oli, et me oleme seda võtnud, lähme vaatame, avastame ja kui ma juba sellel esimesel päeval, 14. septembril 2016 astusin esimest korda jalgrattal, mis oli raske ja ma 300 meetri pealt kukkusin niimoodi, et mul on siiamaani eluks ajaks armjalal ja ma ikka jätkasin, siis ma ütlesin endale, et Kätlin, sa ei jäta siin kuskil Prantsusmaal või Itaalias ka pooleli. Sa oled otsustanud selle ära teha. Ja kilomeetrid tuli teil palju? No me ütleme, et ilus number oli odomeetril, see oli 11 kilomeetrit. Oh, wow. 17 riiki. Ja teine kord. Ma just ei mõtlenud, et sa mainisid ka mitu korda selle esimese ja meil muidugi reitis ära ka selle. Mõtlesin, et alustame sellest podcast'i ja siis tuleb välja tulid tagasi, mõtlesid, et tegelikult kunagi läheks veel ja sa läksid uuesti. Aga sa tulid tagasi ja mõtlesid, et läheks veel? Või jah, okei, see on ka ühe küsimus. Või ma tagasi tulin mõelnud. Kusjuures tegelikult oli küll, et see oli kuidagi nii huvitav, et me sõitsime Portugali ja siis läbi Itaalia läksime Balkanitesse, et justkui Albaaniast hakkasime üles tulema, kui geograafiliselt võtta. Ja kui ma olin Balkanites, Albaanias võtnud, sa tead, et sa oled ülespoole, sa oled kodu poole. Ja siis kuidagi see alateadus andis, et see hakkab lõppema. Et see saab nagu, varsti ongi kõik, et mõned kuud veel ja siis on läbi. Mingid mõtlesid, et koduigatsus ikka nagu on, ei ole juba sõpru, tuttavaid pere nagu näinud nagu reaalselt nii kaua. Tol hetkel isegi ei olnud seda, et sa saad Euroopas tasuta helistada üksteisele või internetti kasutada. Kõik olid palju rohkem piiratud, sest aasta hiljem need mugavused tulid. Ja siis olid nagu rohkem eemal kõigest. Ja siis oli küll, et nagu nad tahavad, aga mida lähemale me Eestile jõudsime, siis ma arvan, et kui kahju on, et see teekond võib selja teha. Et see kohanemine normaalselt tsiviliseeritud eluga võttis ikka väga-väga palju aega. Mul võttis kuid aega, et olla selle normaalse tavarütmi eluga taaskordse nagu kontaktis. Et siis me saime aru, et ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis siis toimus, mis me tegime 9 kuud, mis see kogemus oli. See oli elu kõige ägedam asi. Sest et jalgrattamatkal sa avastad iseennast, eriti kui sa oled kaasaga, sa oled 24/7, 9 kuud koos. Sa avastad, mis on teie suhe, sa avastad, mida sa tegelikult väärtustad. Sa arvad ära hoopis teise elustiiliga, soedus, sa pesed ennast külmas ja sa magad telgis, niimoodi ikka hommikul puus valutab. et hoopis teised elu nagu standardid tulevad su ellu. Ja siis ma nagu sain aru, et kas see matk, see 9 kuud, mul ei tunne, et see oli 3 aastat. Ja siis ta pikendas mu eluiga justkui tajutavalt nagu 3-kordseks vähemalt. Ja mul oli, et issand jumal, nagu, kui äge tunne, kui vinge nagu võimalus. Ja sain aru, et me tahame seda veel kindlasti kogeda. Aga muidugi tuligi normaalselt inimese elu elada. Nii et me käisime ülikoolides, siis ma sain uusi töövõimalusi ja tahtsime minna küll juba tegelikult varem, aga meil tuli õnnetus õnnistus, pigem võiks öelda, et ka mõneti õnnistus, COVID, mis tegi küll elus suur raputuse, see lükkas meil edasi ja siis tõesti mingil hetkel saime aru, et asjad hakkavad taanduma, inimesed, ühiskond hakkab taanduma normaalsusesse, siis et võtan võimalusest kinni, nii et sai siis uuesti võetud ette eelmisel aastal teine pikem jalgrattamatka. Kas see oli pikem kui esimene või? Ta oli ajaliselt pikem, ehk siis tegelikult kui esimene oli kus see oli 8-9 kuud ja siis see oli 9,5 kuud. Aga distantsi mõttes oli see 2 korda väiksem, sest et seekord katsetasime hoopis uut matkamistiili, ehk siis seda, et me matkame ja mina tegutsen siis asjadega, mida ma armastan, ehk siis tööalaselt justkui olen seotud mingite asjadega, ehk siis see viib. Okei, ja kuidas see välja tuli?
see oli jälle nagu esimene hetk midagi uut, siis ka sellel oli hirm näha, et oot, ma olen siin võtnud uue rolli, uue ameti ja nagu mul on äge tiim, ma näen potentsiaali asja nagu kasvamisel, et kas selline nagu kuidagi jaotus nagu sobib, kuidas tiimi nagu mina olen täiesti eemal nagu läheb. Lohutus oli see, et koroona näitas, et distantstöö on võimalik, ühiskond oli juba nagunii kõikide videosildade ja asjadega harjunud. Et nagu peaks täiesti võimalik olema, aga siis ma saan aru, et see tähendab minult meeletult täpselt organiseerimist, sest et mul olid juba mingid kindlad projektid peal, mul olid kindlad plaanid ees ja ma pean need ära teostama. Ja siis läkski testimiseks, et põhimõtteliselt esmaspäevast neljapäeva lõunani ma tegutsesin ja siis neljapäeva lõunast pühapäevani ma sõitsin koos ka nii-öelda Atsiga. Ja niimoodi see struktuur käis kogu aeg. Ja siis elu näitas, et on vägagi võimalik. Et oli tore, sai justkui näha maailma tegelikult, me jõudsime Türki välja, 10 riiki sõitsime läbi ja samas ma sain nagu ennast teostada asjaga, mis mul tegelikult silmad särama paneb. Aga mis Ats samal ajal siis tegi? Ats, kui sa algul küll, et ma saan siis puhata või midagi, et loe nagu midagi, aga siis kuidagi hakkaski see, et ta hakkas keeleõppega tegelema, et tal oli nagu suur kirg vene keele vastu tol ajal veel. Ja siis hakkas lugema vene keeles, suhtlema inimestega rohkem, siis tuli välja, et ta sõber, meie praegune turundusekspert Impactail, Tanel Rungi, et see on suur spordifänn, et hakkame tegema YouTube'i videoid, et tegin endale ise kanali tennise teemadel, spordi teemal ja siis Ats oli see, kes videot monteeris ja hakkas selliseid projekte tegema koos sõpradega. Ja siis ta oli avastanud, et talle meeldib IT ja informaatika, nii et hakkas ise õppima, hakkas kursusi võtma, nii et tema õppis IT-d ja toimetajas ise ja kui tal oli geograafia taust, siis ta nüüd lähebki näiteks geoinformaatikat õppima ja tegelikult tulevikus näebki ennast IT-spetsialistina, nii et toetas enda tulevikku igasuguste muude tegemiste ja projektidega. Süke äge tegelane. Ja et ühesõnaga, sina tegelesid enda olemasolevate unistuste täitmisega ja Ats avastas järjest asju, millega tahaks tegeleda. No aegas, see on päris äge tegelikult. See on väga äge. See on päris äge. Mis on väsitav öelnud, et sa küll lülitad ennast justkui kõigest välja, samal ajal kogu aeg pendeldavad edasi-tagasi enda midagi ajus, et nüüd ma pean keskenduma, olen hästi struktureeritud, nüüd ma lasen vaba. Kas see on üldse võimalik, kas see nagu edasi-tagasi? See on nii huvitav, sest et see oli raske, see tegelikult oli eriti nagu alguses ja sest et sa oledki mingid päevad täiesti fokusseeritud, sa teed hommikust õhtuni nagu tööd ja siis järsku on nagu, ma olen vaba, ma olen looduses, ma sõidan ringi, et see välja lülitamise hetk on raske, sest ikkagi mõtted käisid ja ikkagi mingid asjad, mingid kõned vahepeal lükkusid kuidagi nendel päevadel, kui sõitsime, et ma olen teinud kuskil Ukraina osas töökõnesid kuskil mäe otsas, mingi ratta kõrval arvutiga mingid taotlused täitunud, et selliseid väga huvitavaid töökohti sattus ka vahepeal, aga tegelikult ma üritasin neid hoida nii palju, kui ma vähegi sain ikkagi struktureeritult eraldi, aga ma arvan, et tänu sellele, et ma vahepeal matkasin ja olin füüsiliselt hõivatud, avastasin nagu ilma, see aitas mul tegelikult tulla toime vastupidi selle tööasjaga. Ehk siis nagu väga pingelise, intensiivse tööperioodiga, et vaata keha vajab tegelikult ju füüsilist treeningut, et see mõnes mõttes tasakaalustas. Et see on ülitore, see testimine, kas õnnestub niimoodi elada, et sa töötad ja avasta maailma, jah, on võimalik ratta sellest seda teha. Kas ma teeksin seda niipidi uuesti või ütlen ausalt, ma ei teeks seda uuesti. Peale teist korda tuli see teadmine, et aitab nüüd. Ei, jalgrattale matkal ma lähen. Okay. Aga ma ei teeks seda niimoodi, et sa mingi aja oled tööasjus, mingi aja sa oled justkui maailma avastamas. Sest et kui ma võrdlen esimese matkaga seda, siis tegelikult see matkamine minu silmis, minu enda jaoks peaks olema see iseendaga töö, maailma avastamine, millegi avardumine nagu ümberringi enda sees,
aga siis sa oled ikkagi selles energiaväljas, mis su mõtted ikkagi tirib kuskile ära. Ehk siis tegelikult jalgrattamatkal ka ratta seljas ma mõtlesin tihti tööasju, mõtlesin, genereerisin uusi asju, mida võiks teha või kuidas olla, et ta hoidis mind rohkem ikkagi töö poolel. Aga et seda vabadust me kindlasti tahame olla ja me saime ka aru, et me oleme vist, ma ei tea, kas see vanadus või mis asi, aga kalli kaasatsiga me enam ei läheks sellisele pikale 9 kuus oleme ja aastasele matkale, või me tahaks eluga kuidagi sättida, et ma nüüd ei lülita ennast kuskilt välja, et 3-kuulisi matku, 4-kuulisi matku plaanime tulevikus teha niimoodi välja lülitatult. Aga jalgratas, ma mõtlen mootorratas, auto, hääletamine, miks jalgratas? Kõigist võimalikest variantidest, miks jalgratas? Jala saaks ka, hääletad on ju, saad autoga nagu suts edasi ja saad teikida vahepeal, aga... Aga sellepärast, et jalgratas, ta aitab sul minna kohtadesse, kus autoga ei saa, aga samas muidugi sa ei saa võib-olla kohtadesse, kus sa jalgsi saaksid. Samas ta on kiirem viis kui jalgsi liiklemine ja mõnusam viis, aeglasem liikum kui auto, ehk siis sa näedki rohkem. Ja muidugi see vabaduse tunne ja see ka mõnes mõttes see rattasõit ise meeldib meile, et me armastame rattasõitu kui sellist. Et oli nagu nii hea kombinatsioon, et sa näed piisavalt aeglaselt, piisavalt palju saad minna X kohtadesse nagu mingi, meil oli lõuna Prantsusmaal, sa oled mingi maantee äär, aga sa näed, et kuskil natuke läheb sinna alla, kuskile sinna alla mäest ja sa näed privaatranda. Sa näed siin mingi ilusad mäetuga, et sa saad sinna rattaga minna, et sa ei lähe sinna, sa ei saa sinna muidu nagu ligi vaata, et sa koged paiku, mida sa muidu tegelikult ei kogeks. Et see kuidagi oli nii hea dünaamika nagu meile ja muidugi 2016 minu enda fanaatikust kaasa Ats oli nii rattakindel ja reisin kaasa, et see on kuidagi ka võib-olla kujunenud meie selliseks stiiliks ja viisiks. Aga tegelikult me tahame ka teisi viisi proovida, et me reisime ka autoga ringi aeg-ajalt ja meie tegelikult järgmine suurem eesmärk ongi minna ümber maailma reisile, aga seekord siis ilma rattata. Oota, kus see 3-kuuline? Ma mõtlesin ka, et nii pikalt me tahaks minna, aga nüüd tahaks tiiru vaadata peale. Et jah, see võib-olla mahub kas sinna või pärast. Okei. Purjekaga siis või lennukiga? Artise lennukiga, vahepeal võib-olla autoga, vahepeal hääletada, et tunnetuse põhjal olenevalt piirkonnast, võimalustest täiesti. Ma mõtlen nüüd selle peale, et kui ma kuulan, esiteks üks järeldus, mis ma tegin, on see, et Ats teisel reisil tegi täpselt sellise reisi, nagu sina tahaksid järgmise reisi teha enda jaoks, kus ma enam-vähem saan õigesti pihta. Sa mõtled järgmise reisi ajast tahaks võtta aega endale, avastada ennast, mul tunne, et su elukaaslane täpselt seda tegigi, ta nagu tema sai tegeleda enda asjadega, ta ei pidanud tööga tegelema, et see on see, mida sa järgmisest reisist tagajad või pigem sellist maailma avastamist. Ma arvan, et Atsi jaoks, vähemalt ta ise näenud mulle, et tegelikult ta oleks tahtnud paigal olla. See mängis väga hästi välja, see oli nagu tema ees, ta sai aru, et avastas väga olulise asjade elus, aga enne kui sa ei tea, sul on arvamus, mida sa ootad vaata, et tema nagu ideaal see, et oleks kogu aeg looduses olla ja avastada. Ehk siis see tulevane matk nii-öelda, kui me 3 kuud lähme, on tema jaoks see ideaal, et kus sa avastad. Ja kuna me ei ole aru saanud, sa pead tegema seda, mida su keha ütleb, mida su hing ütleb, mida sa tahad teha. Et näiteks praegu, kui me nautisime, kui olime talveperioodil paigal Kreekas Ateenas, me elasime nagu Ateenas ja see oli nii mõnus periood. Et võib-olla seal vahepeal tuleb, et hoopis tahaks kuu aega elada, ma ei tea, kuskil Balil või mis iganes kandis, et siis me teeme neid asju, et me kuulame ennast, aga ma arvan, et see tulenevalt minu enda jaoks on selline, selle mõnes mõttes kombinatsioon mõneti, et nagu ma tahan, et see avastamine ja vabadus justkui maailma avastamise osas on olemas. Aga ma tean, ma kindlasti loen, ma kindlasti võib-olla nagu õhtutel midagi teen enda jaoks, et võib-olla nagu jah, mingis mõttes ikkagi koos. Ühte ja teist. Ja just täpselt. Okay. Siin kuulates mul tekib küsimus, et sa korraldad erinevaid üritusi, TEDx ja palju muud, kus peab olema ikkagi väga täpne plaan ja seda järgima, et kaosest läbi minna ja võidukalt. Ja siis on teine külg, kus sa tegelikult ei saa jälgida väga plaane ja sa pead olema väga spontaanne, et üldse nautida hetke. Et kes või mis on sinu sellist elustiili mõjutanud, et
sa oled jõudnud sellisesse kohta, kus sa suudad olla nagu ülisuper strateeg ja teisest küljest sa suudad olla ülispontaanne ja unistada nagu nii suurelt, et lähme käime ümber maailma ära või teeme 9 kuud jalgrattamatka, oled sa ennem jalgrattaga sõitnud? Saan aru, et sa ei olnud. Ma ei teinud trenni ja ma ei olnud raskerattaga sõitnud. 300 meetrit kukkunud, et ei, see on täiega suva, 11 000 kilomeetrit, pole üldse. Kes või mis on sind mõjutanud? See on hea küsimus. Selline minu organiseerimise pool või see, et mul on siht, ma tahan sinna minna, et see on mul tulnud kuidagi lapsepõlvest kaasas, et siuke nagu täielik aktivist, et mingi 5-6 trenni ja õpid jumala hästi ja noh, kuidagi elu on kujundanud nii. Aga see spontaansus, kuna ma olen juba noorus ka avastanud, ma olen ka avastaja, et noh, ma tantsisin, käis näiteringis, ma laulsin, ma olin kergejõustikul, ma olin võrkpalli, jalgpalli ja kõike siukest. Proovisid kõike? Proovisin kõike. Vaat sealt tuleb see, et see on põnev, maailm on põnev, kõik on põnev. Et see on nagu mingi spontaansuse asi, aga kui ma midagi teen, nagu olen otsustanud, et ma teen, siis ma olen nagu selline perfektsionist. Et kuidagi mängivad minu sees hästi välja ja see jalgrattamatkaga, et sa lähed ja oled vaba. Eks see alguses oli väga raske muidugi, noh, kuidagi see välja lülitumine. Näiteks see suvi mul oli ilus esimene pikem nagu puhkus ja esmalt, kuidas õpid nagu puhkama, noh, see on tegelikult kehale, ajule, see on nii võõras, et samamoodi on ka selle nagu struktureeritud, organiseeritud poole ja spontaansusega. Aga ma oma igapäevaelu proovin nagu teha sellised loominguliseks, et mul on oma aeg, kus ma tegutsen, on tööasjad ja samas mingi nädalavahetus või mingid õhtud, ma proovin midagi uut, lähme otsiga, avastan mingi uusi kohti, mis iganes nagu võimalusi ja harrastusi, et ma proovin neid siduda, sest see kuidagi aitab nagu mängida. See on huvitav küsimus, jah, ma olen mõelnud niimoodi sellele. Väga äge. Tahtsin midagi küsida, nüüd läks ära. Küsi Kaspar midagi. Ma jäin ennem nende reiside peale lihtsalt veel mõtlema ja kui sa räägid ka, et tulevikus teeks seda veel, on ju, siis see eeldab seda, et su elustiil kui selline ei ole ühe kohaga väga seotud. Kui ma ise mõtlen, siis minu kuidagi, mida rohkem võib-olla natuke naljakas, ma olen nii vana, et aastaid möödunud öelda, aga mida aeg edasi, ikkagi seda rohkem mõtlen selle pealt nii, et kuhu nagu see angur maha panna ja kuhu nagu jääda rohkem paikseks ja kus me abikaasaga võib-olla tulevikus lapsi võiksime kasvatada ja kuidagi, ma mõtlen niimoodi. Siis kui ma kuulen sind, siis mulle tundub, et sa üldse nagu sellise, et noh, sinu jaoks see koht mulle tundub ei ole nii tähtis, ma võib-olla eksin, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui sa räägid ka, et tulevikus me teeksime seda veel ja me teeksime erinevatel viisidel, et kas kuidagi see on nagu su mõtteviisiga üldiselt kujundanud, ma ei tea, kus ma selle küsimusega täpselt jõuda tahan isegi, aga kas sa saad nagu aru mu mõttest, et see eeldab natuke seda, et sa näed maailma teisiti võib-olla kui tavaliselt inimesed näevad. Kas sa saad aru, mis ma mõtlen? No ma proovin niipidi minna, et kas ma näen nagu selles mõttes avaramalt, et ma võib-olla ei olegi tõesti spetsiifilise kohaga seotud või ei näe sellest, et ma nüüd mingil hetkel ostan maja ja elan siin. Et jah ja ei. See on niimoodi, et minu kallis otsikene on täielik Eesti patrioot. Tema teab, et meie jääme Eestisse elama. Ja seda mina tegelikult tajun ka reisida näidanud, et Eesti on ikka koht, kus oma kodu ja siin on ikka kõige parem kõige asja mõttes. Aga meie nagu näeme seda elu pigem nii, et mingil hetkel kindlasti ka tuleb oma maja või midagi, mingis asukohas justkui füüsiline asukoht on. Ja kus me oleme, aga meie elustiil on kindlasti selline, et me võime 3-4 kuuks ära minna, me võime võib-olla mingitel aastatel 9 kuud kuskil reisimas olla, aga ja kui lapsed peaksid millalgi tulema, siis noh, meil on esimene kriteerium, siis kui jalad alla võtab, ratta peale läheb. Et 11 000 tuleb. Just, et nagu me kavatseme nagu oma perega teha niivõrd mobiilseks kui võimalik, et ma näen oma ägedate tuttavate peal, kes teevad seda ja ma näen, et see on nii võimalik ja kuna me oleme ise sellised seiklejad, siis me jälgime ka teisi ja noh, sa näed, et noh, nii ägedad näitajad. See kaubikutega. Just, et kõik igasugused variandid on võimalikud, et
ma võin olla kindel, kui ma ütlen seda, et selline maailma avastamine, seiklemine jääb meie üheks nagu südameseks. Seda me tahame kindlasti siduda. Nii et kui ma juba suutsin seal kuskil Ukraina põõsas tööasja teha, küll ma suudan kuskil mujal ka. Arusaadav, okei. Aga sa ütlesid, et sa esimene reis te põgenesite, ühisest sina põgenesid siis sellise läbipõlemise eest ja tulid tagasi, sai oma mõtted korda. Mis sa avastasid seal, et mis sa pead oma elust teistmoodi tegema, et sa uuesti samas kohas ei oleks? Või siis see teine reis tuli veelgi samas kohas? Ja õnneks nagu, ma arvasin, et ma alustan nagu peale esimest reisi rahulikumalt. Ma läksin siis magistrisse. Mul oli ka, et ma ei võta kohe tööd. Aga siis juhtus niimoodi, et meil oli TEDxi partneriks oli Ericsson ja seal olid ägedad spetsialistid, kellega hästi hakkas asi minema ja siis mind tiriti kuidagi uutele tööpõldudele. Aga siis niimoodi tuli, et ma kuidagi hakkasin nagu neid asja tegema, mis mulle nagu meeldisid. Ja siis kui ma mõtlesin, et ma põgenesin justkui läbipõlemise eest ja et siis mis minust nüüd võiks saada, kui ma uuesti selle ära lähen. Siis ma sain aru, et ma pean hoidma mingit piire, aga ma olen siuke tegelane, et ma nagu mingil hetkel suudan ennast hoida, mingil hetkel ei suuda ennast hoida. Ja ma võin öelda, nüüd ma olen täiesti uus versioon sellest, mis ma olin 2017 ja enne seda. Aga tol ajal oli küll, et nagu kippus minema ikka sellele, et unetunnid põlevad, sa ise põled ja nii edasi. Et siis ma hakkasin tegelikult mingil hetkel liikuma läbipõlemissuunas, aga siis tänu sellele, et ma olin väga õiges seltskonnas, kui ma sattusin Seppi juurde ja Erki ja Merili ja selliste seltskonna, kes olid rohkem enda hoidmise ja enesearenguga tegelevad inimesed, siis ma hakkasin ka samm-sammu haavad võtma enda elu harjumusi, mis mul hakkasid nagu mind ennast toetama. Ja siis mingil hetkel sai Erkis minu mentor. Ja näiteks, kuidas me tegime, mul oli magamisega probleemid, ma magasin 4 tundi, 5 tundi päevas ja see ei ole normaalne. Sa ei jõua tegelikult pikas perspektiivis hoida ennast tervena ja teha neid asju, mida sa armastad. Ja siis oligi, karjad peale, nii et võtame eesmärgiks, sa pead iga öö vähemalt 7 tundi magama. Kui ei maga, maksad. Ja oligi niimoodi, et iga magamata öö eest ma pidin 2 eurot maksma. Palju sa kokku maksid siis? Ma tean, et see ikka on nagu uus ilus auto. Aga võt, kui me räägime, et kui ma midagi eesmärgis võtan, et ma olen struktureeritud, ma olen välja maksnud 27 eurot. 7 eurot? Ja. Nii et ühe korra maksid 1 euro siis? Seal oli mingi teema jah, et ma kuidagi tundsin, et meil on siuke tiip, et kui ma teadlikult otsustan, et näiteks tuleb mingi sündmus või mis iganes, kus ma tahan olla ja sa tead, et see on pikk ja sa ei pruugi magada kaua. Kui ma teadlikult enne otsustan, siis see on okei. Aga siis mul oli üks kord, kus oli siuke, nii-naa, et nagu oleks võinud varem otsustada tegelikult, et siis ma nagu tegime siukse pooliku mängu. Aga sellega on neil point, et ma maksan seda raha talle justkui. Tema annetas selle raha organisatsioonile või mingi väärtustega, mis minu väärtustega ei klapi. Ehk siis ma pidin tundma, et iga magamata ööga ma teen tegelikult haiget iseenda väärtustele. Ehk siis ma nagu toetaks kedagi nagu teist. Nii et jaa. Ja siis tol hetkel niimoodi läks ja ma hoidsin siis kinni ja nüüd see on minu nagu baasasi, ma juba mitu aastat ei tea nagu, mis asi on nagu elu nagu ilma 7 tundi. Palju sul juba? 7 tundi on miinimum ja ma teadlikult olen valinud nagu, et jah, need otsused ette vaata, et kui ma ei maga, et see on okei. Juhtub siis küll seda, et kui sa saad harjunud vara ärkama, et sa lubad küll endale justkui magada, et mingi hiljemini, et saada 7 täis, aga sa ärkad varem, siis see ei kategoriseeri, see on su keha, mis sind lihtsalt üles ajab. Et mul on selles mõttes ja nagu, ma olen nii tänulik sellele. Ja samamoodi see on nii nagu esimene matk, ma võtsin 10 kilo juurde. Ehk siis ma paksen. Sõitsid reaalselt. Ei, kui sa läksid nägu, ma läksin ka siit suureks. Kuidas see võimalik oli? No, esmalt selle tõttu, et nagu võib-olla oletada, kui ma arvasin, kuna ma liigun palju, et ma võin rohkem süüa. Ehk siis kuidagi tuli see. Ja teine asi, kuna me olime vaesed tudengid ja meie eelarve oli tegelikult väga kitsas, siis me toitusime mingitest nuudlitest, saiakestest, asjadest, liigne, süsivesik, mida minu keha ei võta.
ja mingi osa kindlasti oli lihastas ka tuli juurde. Aga igatahes 10 kilo raskem ma olin ja ma ei taha siiamaani näha aasta 2017 24. veebruari pilti, kus ma olen nagu Amsterdam põses. Just jalgad tulevad. Et siis mäletan, kui ma olin Albaanias, ma otsustasin, et ma ei saa Eestisse niimoodi küll minna. Ma hakkasin mingi kapsadieeti pidama. Siis ma hakkasin mingi natukene alla, et ma olin ikkagi päris palju raskem, kui ma tagasi tulin. Ja siis mul elurütm läks uuesti aktiivsele elule, siis ma olin nagu siuke töös sukeldunud töönarkomaani, ma nagu ei hoidnud ennast. Ja siis juhtus seal vahepeal siuke lugu, et ma kukkusin Küprose hobuse seljast alla ja ma olin nagu üle poole aasta liikumatu mõnes mõttes, et ei saanud ka liikuma hakata. Ja siis, kui mul hakkasid nagu sellest traumast nagu hakkasid juba asjad nagu paranema 2018-2019, siis oligi see asi, et ma ütlesin, ma ei saa jääda selleks, ma olen eluaeg olnud sportlik, ma tahan tunda ennast terve keha, terve vaim. Ja siis Erki, minu väga armas mentor, ikka rõhutan, kes on mu elu nii palju muutnud, oli see, et okei, tee ka muutustega, sa pead alustama niimoodi, et sa teed kõige lihtsama sammu. See peab olema lihtne, kohandatav. Ja see oligi, hakkasin 1 minuti trenni tegema iga päev. On see kükk, on see kõhulihased, on see mis iganes asi teen. Siis ma läksin 2 minutite peale. Ühel hetkel ma olin 10 minutit peale. Siis ma mingi seal Kohtla-Järvel jooksin 5 kildiseid õhtuid. Ja nüüd on niimoodi, et jalgrattamat tuli ka. Ja nüüd minu eesmärk on aasta pärast maratonivaste ja ma praegu jooksen 25-30 kilomeetrit nädalas. Et siuke, ja see algas 1 minutist. Et sellesse ma usungi ja see oli see, kuidas me nüüd jõudsime selle paksuks minemise teemad on ühe ajal ja see on see, kuidas pead näiteks trennini ja liikumiseni. Mul oleks ka vaja neid harjumusi. Ma käisin viimati trennis eelmise aasta oktoobris, siis ma hakkasin hoidma, et ma ei taha jääda Covidisse, sest lasin minna Lumelva reisile. Kui see Lumelva reisile ära, ma siiamaani hoian. Ja siis ma ei ole jõudnud jah, aga me võime teha seda trahvivärki. Ja ma just mõtlesin, et ma hakkad selle välja. Just, et kellele mida on, võib-olla on präänik, mis mina vahepeal ka peale näiteks jooksutrenni võin enda hea smuuti teha endale, et see oli siuke präänik, mida ma lubasin endale, aga näed, magamisega veel ikkagi piits, maksad kui ei maga. Ei, lõpuks see toimub. Aga eks seal taga võib olema see otsus ka, et ma päriselt tahan seda. Et kui Erki tahaks seda ja sina ei taha, siis see mentori nagu motivatsioon seal taga ei aita. Sa pead ise aru saama, miks ma seda vaja. Just. Ja kusjuures Erki on mul võib-olla nagu mitte aasta tagasi, aga oligi hetk, kus ütles, et kätte, ma ei saa olla su mentor. Et see oli see mingi magamisega, vaata. Sa ei võta sellest kinni nagu, ma ei saa mitte midagi teha, vaata. Ja see oligi see, et kas sa tahad tegelikult muutuda või ei taha, vaata. Issand, ta jätab maha ja sul on mingi hiti näkku, löögi näkku, vaata. Et ma pean tegelikult aru saama, et kui ma võtan selle ette, ma peangi mõtlema nagu pikas peal, siis ma olen valmis seda terve elu tegema, vaata. Okei, inimestena samamoodi, me vahepeal kukume realt maha, see on okei, aga kui meil on see mingi teadlik arusaam, kes me tahame olla, siis aitab nagu ikkagi reele saada, vaata. Et see on ülioluline ja mentori roll on nagu päris keeruline. Ja, on nõus. Meil aega on hästi piiratud. Ei taha terve päev suhelda siin, sest muidu kui ma kuulan, kui palju sul teha on, siis midagi muud olulist jääb öötundideks. Hetkest saab olla. Aga kui ma mõtlen selle peale, et tänaselt Selbis sa oled, et jalgrattamatkad on siin muutnud, sa oled nii-öelda eluetappe on olnud päris erinevaid, ma arvan, siiamaani. Praegu sa oled võin nimetada Selvi eluetapis. Kas sa oled enda jaoks pannud mingid piirid ka, et siis ma tahan edasi liikuda või selle eesmärgi ma saavutan, siis on minu töö siin tehtud või kuidas sa enda jaoks seda eluperioodi praegu oled mõtestanud või piiritlenud? No kuna mul on esmalt oluline, et ma teen asja, mis mind tõesti nagu täidab, mis annab mulle energiat, millega ma tunnen, et ma annan midagi ja ma saan nii vastu, peavad silmad särama. See on minu esimene kriteerium. Praegu on see asi, mis teema, ma tunnen nagu täiega seda ja kui ma mõtlen nii-öelda sevi asja nii-öelda, siis mina endale nagu seda selliselt ei kategoriseeri. Meie põhimõte tiimiga on see, et on võimalik luua endale töökoht, kus sa tahad olla eluaeg, aga
aga see tähendab seda, et sa saad olla piisavalt ise otsustada, sa piisavalt ise kujundada, et meie tahame luua vähemalt enda tiimi koostöös sellise süsteemi. Et me nagu näeme alati tulevikku ja seda arengut. Kas see jääb Selvi vormi, kas võib-olla kasvab Impactiks, kas see kasvab mingiks muuks asjaks, seda ma ei tea. Ja siia sellised nagu etappe ma ei ole nagu võtnud, et ma olen elule üliavatud nagu, mul on õnnistus on see, et ma olen näinud ühe korra või ma olin siis keskkoolis ja pagarat, ma olen mingi 3 korral pidanud ise kandideerima tööle. Mul on ülejäänud läinud niimoodi, et see tuleb minu, et inimesed jõuavad minuni, ma ise satun kokku ja mul lihtsalt on õnnestunud nagu endale saada läbi teiste ägedate kontaktide nagu neid ägedaid võimalusi. Et ma usun nagu sellesse jõusse, et elu kuidagi ise juhib mind ja minule jõuavad need õiged asjad, et kuhu edasi jõuab, kui suureks see läheb, kas minuga koos ja minuga mitte, et ma lasen sellel kulgeda, et kõik läheb nii nagu mina peab. Jah, siis ei teki mingit ka survet, et okei, ma pean hakkama kokku tõmbama nüüd, et... Jaa, just. Okay. Ja eks neid mõtteid on erinevaid, ma ise olen ka mõeldud, kuidas neid etappe panna ja kuuledki erinevaid inimesi, kellel on täpselt mingisugune aastakute plaan ja kellel on see, et mingi numbriline eesmärk või mis iganes, aga igal juhul eks neid ongi erinevaid ja selle mõttes ongi põnev näha, et ma arvan, et kui sa ütledki, et tegelikult aasta ja 2 kuud oled sa tegelikult koha peal, just, et tegelikult see on ju alles asjade algus ja kui me mõtleme, et Impact Day on esimene näiteks suur üritus, mis tegelikult natukene nagu sellist võib-olla suuremat jalajälge jätab sotsiaalse ettevõtluse maailmas, siis ma arvan, et Selvil on palju nagu ees, mida oodata. Just. Aga mis see Impact Day üldse on? Siin mõned korrad olen maininud Impact Day, mis see tõlva, mis see täpsemalt on, miks see on? See on kõige festival üldse. See on, nagu ma mainisin, mis tuli ka välja, et see on tõesti Baltikumi esimene ja suurim mõju jätkusuutlikkuse festival. See on festival, see on päev, kus tulevad kokku, ma olen ise särama, sest et ma tean, et sinna tulevad need inimesed, kes mind inspireerivad, kes inspireerivad maailma, sinna tulevad kokku need, kes muudavad maailma, need, kes tahavad muuta, need, kes tahavad ise kujuneda iseendaski, kas mingiks maailma muutjaks. Ehk siis festival, kus meil on 3 lava täis sündmusi, inspiratsiooni, praktilisi võimalusi ennast arendada, kus saab tutvuda ettevõtjatega, inimestega, kes on Eestis ja välismaal loonud nagu mõju tõesti, et aitavad ka siis keskkonnal inimestel nagu paremaks saada ja nagu jätkusuutlikumaks, et see on siuke väga võimas sündmus, kus on üle 60 esineja ja rääkinud nendest ettevõtjatest, kes siin tulevad kohale. Ehk siis kui sina, kes iganes sa vaatad sõbralaivi, tõesti me ise ka, teie olete seal muidugi, nii et juba näed 2 vinget inimest on kohal, kelle pärast tasub tulla, aga tegelikult inimesena, kui sa soovid iseennast avastada, kuidas sina saaksid iseendaks olla nende parem versioon, näha, kuidas endale head teha, teistele head teha, on see keskkond, on see inimesed, siis see on see koht. Ja kui sa oled ettevõte, kes teeb juba midagi head, siis on koht, kus sa saad teisi näha, teisi inimesi näha, kes tahavad sama asju teha. Või siis, kui sa oled näiteks tugiorganisatsioon, kes tegeleb sellega, või sa oled ettevõte, kes nagu tahaks sinna liikuda, siis seda enam on mõtet tulla, sest et sealt sa saad nagu kõik vajaliku informatsiooni, kontaktid, võimalused kätte. Nii et nii palju, kui ise nagu seal haarata ka võimalustest kinni, nii palju on ka võimalik. Ja see on 7. oktoobril? 7. oktoobril Põhjala tehas. Mäng korra mõtlema, sa ütlesid, et kui sa saad aru, et see oleks organisatsioon, millega sa tahad liituda või millega siis aga miks peaks sellega liituma? Sellepärast, et Selvis on need inimesed, kes sügavalt südames tugevalt usuvad, et nad tahavad midagi head teha ja sa saad seda head teha nagu ettevõtjana või inimesena, et ükskõik mis versioonist, et ma ütlen niimoodi, et ma olen nii tänulik, et ma sotsiaalse ettevõtluseni jõudsin, sest et läbi selle ma sain aru sellest, et need inimesed, kes tegelevad sellega, on need parimad versioonid, kes mina tahaksin olla. Ehk siis läbi selle sa saad ise olla, sa saad olla nende inimeste koos ägedad asju teha ja nagu ise ennast täiendada ja muidugi leida neid võimalusi veel enam, mida sa võib-olla ei osanud näha.
Impact Day on vast nagu üliäge selle poolest, et ta toob nagu nii erinevad sektorid kokku, et me oleme ise mõelnud ja vaadanud ja tegutsenud sinnapoole, et me küll oleme Eesti suurim sotsiaalne ettevõte, aga me tunneme, et noh, see hääl, see sõnum, see nagu jääb kuhugi kinni, et see mingi oma ring jääb kinni, et sellepärast me iga sügis ka kaasame endast väljapoole ettevõtteid, kes on ka vastutustundlikud ettevõtted. Ja tegelikult siis alles me hakkame mingisugust ja selles mõttes on see Impact Day ikka täiesti tänuväärne sündmus, mis toobki kõik, ja tegelikult me kõik ju mõtleme inimesena selliselt, et me tahame olla sotsiaalselt vastutustundlikud ja märgata inimest, et väga äge, meie oleme põnevad, me väga ootame seda juba, et kui te vaatate, siis otsige üles impactday.ee ja igal pool Facebookis, LinkedInis, kõik leiab ka. Ja regage ära ja siis kohtume Impact Day'l juba, kui varem mitte. Tõesti. Väga äge. Aga me oleme rääkinud peaaegu tund aega. Aitäh sulle, et sa tulid meiega vestlema. Ma arvan, et neid kokkupuutepunkte tuleb veel ja igal juhul vaadake, mida teeb SEV, hoidke ennast nendega kursis ja meie kohtume juba järgmises Sõbra laivis.